Geeniuse digisaadet toetab Kuulbett. Alati mängus. Tere, head kuulajad, käes on aprillikuu viimane digisaade. 29. aprill on, täna on saatejuhid Ants Laugas, Meelis Väljamäe ja Glenn Pilray ja mida me räägime? Windows 11, meie kõige armastatum operatsioonisüsteem, hakkab sisaldama reklaame ja sellest kohutavast piinast on üks väike lahendus. Siis kuidas AI nupukad abimehed mind päriselt aitavad või ei aita, üks vidina on päris elus testimisel, räägime sellest, miks mitte midagi pole rääkida Samsungi AI telekatest ja pikemalt tänases saates, kui te tahaksite kuulata muusikat või meie saadet, nii et teie igas toas kõneleva meie või mängib muusika, siis Multiroom Audio on tänase saate teema. No nii, hakkame siis pihta sellise praktilise, väga vajaliku ja jubeda teemaga Windows, mitte lihtsalt Windowsi start menüü saab reklaamid, mis on, kui me 90-ndatel kasvasime üles Windowsiga ja see oli meie elu ja leib ja või ja see kõik oli kuidagi nii praktiline. Me ei osanud isegi näha õudusunenägusid, et start menüüs on reklaamid ja nüüd viimase update'iga Windows 11, mis on tulemas siis see paketi numbrid ma ei hakka ette lugemagi, inimesed tegelikult ei saa vaadata oma Windows 11 uuenduse numbreid lihtsalt ühel hetkel, kui sa teed auto update'i Windowsil, siis näed sa maikuus oma Windows 11 start menüüs mingeid äppide reklaame. Ja sellest ei saa ju keegi, kuidas öelda, see ei ole ju mingi Ameerika pära või Euroopa või Eesti, see on globaalne Windows 11 uuendus, on nii, Meelis? Jah, et see tuleb, praegu on ta allalaetav vabatahtliku uuendusena, aga see tuleb siis maikuus kuulsa Patch Tuesday ka kõigile Windows 11 kasutajatele nii-öelda kohustuslikuna, ehk siis see on nagu, see uuendus sisaldab lisaks sellele ka mingi kasulikke asju, aga mingi pisikesi kasulikke asju. Ja põhimõtteliselt on jah siis see, et selle saab välja lülitada, sest et kes ikka tahaks, et sinu arvuti sulle reklaami näiteks, muidugi Microsoft ütleb selle peale, et et see on tegelikult ju kasutajatele kasulik, sest me tutvustame uusi asju ja meil on ikkagi kokkulepped, et me näitame selle ainult nagu usaldusväärsete arendajate häid äppe, aga see on ka selline jutt, et ma vaatasin mõnda ekraanipilti sellest, kes on juba selle kasutanud ja tõesti teed start menüü lahti ja siis on Games for you ja mingisugused reklaamid ja siis on mingid artiklid ja kuidas öelda, eesti keeles head väljendid ei olegi, aga tundusid sellised klikimaiad lood, mis kutsuvad ja tõmbavad mu tähelepanu ära, kuigi ma tahaks avada lihtsalt start menüüst selle pagana Minesweeperi ja mängida natukene vana mängu. Aga parandage mind, kui ma eksin, et kas Windows 10 ka juba mingi peaaegu 10 aastat tagasi samasugust trikki ei teinud. Ma ei ole ise lihtsalt Windowsi kasutaja, aga siin uudiseid sirvides on ka midagi vist oli, jah. Neil oli, kas neil ei olnud mitte see, et kui sa ta esimest korda tööle panid, siis tal oli nagu nii-öelda shortcutid mingitele äppidele, mis olid installimata ja siis kui sa sinna klikkisid, siis ta tõmbas tegelikult on siin täitsa menüüvalik olemas occasionally show suggestions in start inglise keeles öeldes, ehk et näita siis aeg-ajalt mulle tutvustusi start nüüd ta ilmselt hakkab näitama pidevalt, kui seda välja ei lülitaks. Aga on lahendus, Meelis, lahendus koidab silmapiiri taga lootuse kiire. Kas on nii? Ma ütlen, kuidas see käib eesti keeles, inglise keeles käib ta sama koha pealt, aga teiste sõnadega, et siis Windowsi seadetes on selline koht nagu isikupärastamine ja selle all on omakorda valik start ja sealt tuleks siis välja lülitada nupp, mis ütleb, et kuvage soovitused näpunäidete, otseteede, uute rakenduste ja muu jaoks. Ja kui see välja sellise lambi või pirni ikooniga valik on, kui see välja lülitada, siis ta kaotab selle ära. Mis muidugi ei tähenda, et Microsoft mingil hetkel see nupused ära ei võta. Et ka see võimalik. Minu isikupära Windowsis kasutades on see, et ma ei vaata reklaame. Ma ei tea, see võib olla minu mingi individuaalne isikupära, aga ma ei soovi näpu näiteid. Ja see ei ole ka ainus koht, kus Microsoft tegelikult reklaami näitab, et põhikoht, kuhu ta siiamaani on Windows 11 reklaami näidatud, on see vidinate paneel, mille sa sealt ilmateat ikoonist nurgast lahti saad teha, eks ole, ja seal on nagu, sinna saab panna mingeid kasulikke vidinaid, aga seal on ka olemas terve hunnik uudised, mida nüüd saab välja lülitada, vanasti ei saanud. Aga selle uudiste all näidatakse meeletus koguses reklaami ja lisaks on siis see, et me kõik vist teame seda Google Feed'i, mida meie telefonid näitavad, eks ole, kus Google saadab meile uudiseid vastavalt sellele, mis huvid meil on ja jälgib seda, eks ole. Ja see on päris hea, eks Google saadab need uudiseid ikkagi täiesti
vastavad päriselt nagu minu huvidele ja minu ajaloole, eks. Aga siis Microsoftil on see, et isegi kui ma määran siin oma asukohaks Euroopa ja kui ma olen siin nagu mitu päeva vajutanud nuppu, et ei see mind ei huvita ja see mind ei huvita, siis ma ikka saan, kuigi ma olen Euroopas ja olen määranud, et mind huvitavad ainult Euroopa asjad, ma saan siin artikleid sellisest kohtadest nagu South China Post ja Zimbabwe Daily ja mingid muud sellised asjad, nii et teda nagu üldse ei huvita see, et ma Euroopas olen. Ja muidugi lisaks selle, et iga teine artikkel on tegelikult reklaam, eks ole, nii et ja no paljud võivad öelda, et see on nagu okei, et sa vaatad reklaami ja sellega saad siis tasuta ja Windowsi ja nii edasi, aga tegelikult ma tuletan meelde, Windows on väga kallis asi. Windows 11 isegi kodukasutaja litsentsi eest tuleb maksta ei rohkem ega vähem kui 145 € ja siis nautida isikupärastatud reklaami Zimbabwest, et no palun lõpetada see tegevus. Eelmine aasta me siin kajastasime usinalt erinevaid varaseid signaale, kus on ehitatamas AI-d siis masinate sisse, vidinate sisse, mida me saame kaasas kanda ja mis ei ole nagu päris meie telefonid või tavalised kellad, aga igasugused AI toega ja AI poolt teenuseid pakkuvad vidinad. Humane on siis üks esimene linnukene, mille PIN on väljas, see on müügil, inimesed on seda testinud. Meie 3 kahjuks ei ole veel seda saanud, jääme ootama. Küll aga tegelikult on nagu selle huvitav vaadata peale esimestele arvustustele, kus siis ta on väljaspool lavasid ja tehnikamesse ja demosid, et päris kasutuses. Ja need muidugi esimesed ülevaated ei ole väga lootustandvad. No nad on päris nii lootustandvad jutumärkides, et siin üks tunnustatumaid tehnika YouTuberid Marques Brownlee ütles, et see on tõenäoliselt kõige halvem toode, mida tema kunagi testinud on. Ja ütles tõesti. No ja see on iseenesest nagu hea näide, võib-olla halb ja hea näide koos sellest, kuidas algselt hea mõte, mis meile tundus ju tegelikult hea mõte, et iseenesest see ei ole nagu halb mõte, et sul on mingi asi rinnas, kes vaatab, millega sa tegeled, saab sinu jutust kohe lennult aru. Kui sa küsid, et millises poes on kõige oranžimat porgandit, ta ütleb sulle kohe ja sa saad sinna otse minna ja sa saad kõike seda teha. See nagu tundus ju reklaamide põhjal, eks ole. Aga reaalsus on paraku see, et see kõik on jube aeglane ja pooltel jõududel ei tööta. Ehk et me oleme nagu sellises olukorras, et kas ta siis nüüd tuli välja liiga vara, teda lubati liiga suurelt või olid juba inimeste ootused kogu selle suure AI haibiga nii kuumaks köetud, et sellest lihtsalt oodati meeletult palju, aga täna on tõesti olukord, kui sa saad toote, mis maksab $700 ja siis pead veel maksma $24 ja siis, kui sa tahad porganditest rääkida, $24. $24 just. Kui sa tahad porganditest rääkida, siis sa pead ootama umbes 30 sekundit ja siis ka ei saa sa õiget vastust. Et see on päris nukker. Need on põhilised etteheited olid, et see hind, siis ta on aeglane, sest ta tihti ei ole head levi ja ootab vastust tükk aega, siis ta ei ole kasulik ja viimaseks see, et Humane PINil oli selline väga innovatiivne kasutajaliides, kus esiteks ta kaameraga vaatas, mis su ümber on ja päris hästi sai aru, mis on, aga temaga suhtlemiseks, kui sa ei tahtnud häält kasutada, siis sa su käe peopesa paned enda ette, ta sinna projitseerib mingisuguse kasutajaliidese ja see erinevate käeviibetega üritad siis seda masinat menüüdest läbi käia ja vajutada, nii et sa nagu ei puuduta midagi, aga sul tõmbad käe rusikasse. Ja see tundus paberil või videos väga ulmeline, aga praktikas nagu see ei jõua kuhugi ja sa vehid käega ja see on aeglane ja ei toimi. Ja et tegelikult seal ju kõige hullem on veel see, et ta on nagu täiesti iseseisev seade, et ta ei tea sinu ajaloost midagi, ta ei ühenda sinu telefoniga, tal ei ole mitte midagi, sinna käib sisse SIM-kaart, mis on teise telefoni numbriga, nii et kui sa ütled talle, et helista, mul on mingile sõbrale, siis kõigepealt pead sa selle sõbra kontakti kuidagi saama sinna Humane interface'i ja siis ta helistab teise numbri pealt, mis sul sõbral ei ole tõenäoliselt telefoniraamatus ja ta ei tea, mis number see võõras number on, kes sulle helistab, eks ole. Lisaks on see, et Marques proovis seda podcastis, kui ta ütles, et helista Davidile ja siis perekonnimi taga, siis Humane luges ette, et sul on siin telefoniraamatus 5 Davidit, millist sa tahad, eks luges kõik nimed ette, kas õiget tema ei olnud, kuigi see tegelikult oli seal olemas. See on tegelikult see sama koht, mida just väga hea, et sa puudutasid, et võib-olla selles seadme põhimõtteline viga ongi täna see, et võeti liiga suur tükk korraga. Ehk et pigem oleks võinud ju teha seadme, mis ühendub sinu mobiiliga. Lihtsalt ikkagi nii nagu nutikell. Aga tal on siis küljes see kaamera pool
ja kõik see nutikus tuleb ikkagi läbi mobiili, las ta käib läbi mobiilivõrgu, suhtleb siis mis iganes AI teenusepakkujaga ja teeb seda kõike läbi selle, oleks ta ilmselt maksnud kordades vähem, ta ei pea olema selline iseseisev seade, teiseks aku ei pea tal muidugi üldse vastu, seda akutist tuleb päevas mingi 3 korda vahetada või laadida või et ja läheb ka koomaks, ühesõnaga ta on nagu 100 häda selle iseseisva seadme koha pealt, et iseenesest see mõte ju neil oligi, et ta justkui vahetab välja sinu mobiiltelefoni, aga no seda ta ei tee ju veel kaugeltki. Ma olen nõus, et see on see suurim kontseptsiooni viga. Need on insenertehnilised probleemid, et ta on aeglane, aku ja kuum. Need on võimalik lahendada, aga küsimus on see, et minule kui kasutajale, mis on see väärtus, kui mul on juba taskus üks seade, millel on 5G ja mis on pilveteenused ja AI ja siis ma kannan veel teist ja Humane oli liiga ambitsioonikas, mõtles, et suudab asendada telefoni, aga telefon on ikkagi 10 korda kasulik. Teine nagu filosoofilisem vaatenurk on see, et ei ole mõtet hakata võib-olla muutma asju, mis inimestel ikkagi, mis ei vaja nagu muutmist, ehk et meil ei ole vaja hakata parandama midagi, mis ei ole katki. Et see on iseenesest see koht muidugi, kus omal ajal tuli iPhone ja tegelikult näitas meile, et saab teha midagi, mida me võib-olla ei osanud sellisel kujul küsidagi, aga nad parandasid ära selle tollase puutetundliku pliiatsiga surkiva kasutajaliidese nii-öelda näpupõhiseks ja üllatust, see oligi see, mida inimesed tahtsid, aga nad ei osanud seda küsida. Et täna on ka see koht, kus see Humane ilmselt proovis nagu tuua midagi, mida võib-olla inimesed tahaks, aga ei oska küsida, aga selge on see, et inimesed ei taha ikkagi loobuda sellest, et neil oleks käes ülevaatlik asi, elektrooniline märkmik nimega telefon, sest inimesed on aastasadu kirjutanud ja vaadanud ja nad ei taha tegelikult kõigest ainult rääkida, sest et sa saad ikkagi visuaalselt väga palju infot. Ehk et minu jutu sisu on see, et võib-olla mindi ikkagi muutma ka asju, mida polegi üldse vaja muuta. Et rääkida on tore, aga teistpidi me saame vaadates väga palju infot ja kui sa selle külje ikka täitsa ära võtad, see laserprojektsioon tundub küll nagu teoorias äge, aga seni kuni see pilt ei hõljugi mul kas siis kusagil prillides või lihtsalt õhus ja ma pean seal käega kuidagi nikerdama ja jahmerdama, see ei ole tegelikult mugav. Aga mis sa arvad, Glenn, näiteks või ka millised, kui võtta nüüd telefonist kas Google Assistant või Siri või midagi veel targemat on ju, mis on siuke chat GPT-4 võimekusega ja ta teab kõike, mis teie telefon teab ja siis on ta sul rinnas või prillides ja siis ta räägib suga või ütleb või salvestab või teeb kõike. Kas see siis, äkki see ei oleks samm edasi? Mina olen positiivne, mina ütleks, kui selline asi oleks, mis tõesti võib-olla seal paari sekundilise viitega veel isegi täna räägiks, oleks üks äge vidin, sest et ma just tunnengi puudust võib-olla kõige rohkem sellest, et telefon, kui ta on mul taskus, tal ei ole tegelikult sellist visuaalset teadlikkust minu ümbritseva suhtes otseselt, aga kui oleks, kui ma selle loa talle annan ja see töötab, siis annaks see talle ju kohe ühe hästi suure väljunди juurde, et iseenesest see Humane'i PIN ka, kui tal lubati pilte seal kirjeldada, ta tegi seda tegelikult üllatavalt hästi. Ja, ta oli väga hästi täpne, mis on minu ümber toast ja ta nagu väga hästi kirjeldas. Ja see võttis küll aega, aga see oli hea, et iseenesest nagu, ütleb, ta ei ole nagu lootusetu toode, aga lihtsalt praegu tõesti nagu pandi väga vales suunas, väga suur pauk piltlikult öeldes. Eks siin kehtib see vanasõna esimeste pääsukaste kohta ja nii edasi. Ja kindlasti läheb see rongi edasi. Ja nad ei ole loobunud, et rahastust, ma saan aru, on tulnud peale ja nad teevad ikkagi edasi. Ja nad ei ole ka ainsad ja tegelikult enamus nendest ülevaatajatest, kes ütlesid või testijatest ütlesid, et see on tegelikult üsna halb toode, ütlesid ka seda, et nad tegelikult näevad siin potentsiaali ja need hetked, kus see seade tegelikult hästi töötas, need üksikud hetked, siis see näitas seda, kuhu see asi saab tegelikult minna ja kui kasulik see võib olla, eks ole. Mulle tegi natuke kuidagi nalja või tekitas kõigegi küsimärke, et kui ma ise olen selline visionäär arendaja nüüd ja ma olen teinud sellise asja sellise raha eest piltlikult öeldes valmis, kuidas ma ise siis aru ei saa, et kurat, see ei tööta hästi. Et selles mõttes, et ma ei saa minna ju seda sellise suure pauguga nagu esitlema, kui ma ootan oma vastuseid 30 sekundit ja seda kohati oli isegi nagu piinlik vaadata, siin olid paljud ülevaated sellised, kus räägiti nende tegijatega ka juttu
juttu ja siis isegi seal nende juuresolekul testides oli selliseid hetki, kus see lihtsalt ei toiminud ja oli sellel küsijal nagu piinlik ja siis see Humein oli vait lihtsalt ja siis keriti seda videot ja see kõik oli selline tragikoomiline, et mul lihtsalt jäi tõesti küsimärk, et miks te selle niimoodi välja lasite, et ma ei taha kuidagi halvustada neid tegijaid, aga see on kummaline. Arvestades seal on tegelikult ju olemas mingid endised Google'i ja Apple'i ja iganes insenerid, aga tegelikult selle kohta nagu sa ei ole ainus, kes nii arvab ja seal kuskil avaldati arvamust, ma ei mäleta, kes seda rääkis, aga et tõenäoliselt on tegemist sellega, et kuna nad seda arendama hakkasid ja sellega nagu avalikult välja käisid, et me sellist asja teeme, siis selle väljaandmise edasi lükkamine või lihtsalt vaiba alla lükkamine on tegelikult firma jaoks kõvasti kallim kui sellise kehva toote päriselt turule toomine, et see fail on nagu väiksem fail rahaliselt kui nii-öelda. Nii-öelda tuntust said nad kõvasti, meie räägime, kõik räägivad ja võib-olla kui me oleme, ütleme enamis selliseid tehnikavisionääre ja inimesi on tõenäoliselt, olgu nad ütlevad, et see on väga halb toode ja kõige halvem, mis nad on elu sees näinud, on ikkagi selline väike lootusrikas positiivsus seal, et umbes tore, et te vähemalt pool rehkendustki proovisite ära teha, et iseenesest on see võib-olla õige, jah. Kuulge, aga enne kui läheme pika teema juurde, räägime ühe AI teema veel ka siis ära ja siin on nüüd peategelane, mitte väike startup, kes midagi välja tõi, vaid üks maailma suurimaid tehnikakonglomeraate on ju. Ja me räägime siis Samsungi uutest telekatest, mis on nüüd ka siis Euroopas välja toodud ja põhiline telekate jällegi uus väärtus, miks mina kui tarbijana peaksin vaatama, et ostan endale uue teleka või, on siis AI Samsungi telekates. No nii on jah, ega see on olnud tõesti juba mõnda aega, aga nüüd sellel aastal oli see, vaatasin seda esitlust ja mõtlesin huvi pärast, et jäin juba hiljaks oma hea mõttega, et oleks võinud mingil AI lasta seda esitlust kuulata ja küsida, et mitu korda öeldi sellel esitlusel sõna AI. Et põhimõtteliselt iga kolmas sõna oli AI. Ehk et mitte, et need oleks kindlasti halvad televiisorid, aga natuke ei küll tunne, et kas seal on juba olemas ka see AI, kes vaatab televiisorit sinu eest, sest miks sa üldse peaksid telekat vaatama, äkki teeb seda AI, sest et absoluutselt kõike teeb nüüd AI, ta teeb pildi paremaks, ta teeb heli paremaks, ta valib siis kui keegi on kuskil toas selle koha peal, kus ta tahab heli kuulata, suunatakse see sinna, võetakse müra ära. Kõiki neid turundustermineid tuli tegelikult selline müriaad, et ma ei jõua neid ette lugeda, et ma ei taha kuidagi nagu kõlada, et see oleks nagu halb, aga jääb natuke nagu selline mulje, et kas tõesti lõpuks televiisor peab mulle selle filmi seal siis ka valmis tegema või et tegelikult on ju nii, et ikkagi kui keegi on teinud mingisuguse saate või midagi ja ma seda televiisorist vaatan, siis ma võib-olla isegi ei taha, et pool sellest saatest paneb nüüd juurde televiisor ja keerab selle heli võib-olla hoopis teissuguseks, kui on see saate tegija mõelnud. Ehk et natuke ka kuidagi nagu rong kihutab, aga ei saa nüüd täpselt aru enam, mis suunas ta kihutab, sest see tundus tõesti jällegi omamoodi nagu koomiline, sest turundusterminite hulk oli nagu selline, et isegi AI-st sõltumatult hakkas juba pea valutama lõpuks, et mida kõik teeb seal televiisoris AI. Telekad iseenesest on ilmselt üsna head, aga nagu samamoodi nagu eelmistel aastatel on nad alguses kõvasti kallim kui eelmise aasta mudel ja vahe on piisavalt väike, et võib-olla tasub sellisel osta soodsam hinnaga eelmise aasta mudel, sest see vahe on pisike. Võtmesõna oli siis, et AI teeb siis juba 4K pildist 8K pildi ja loomulikult siis mingisugusest kehvemast HD pildist teeb ta väga hästi 4K pildi. Et see kõik nagu lõpuks hakkaski mulle tunduma, et veel aasta-paar edasi ja siis AI teeb üldse mitte pildist juba pildi. Tegelikult me võime selle üle nagu irvitada siin, aga mina ootan ikka päriselt nagu ausalt seda aega, kus AI upscaling ongi nii hea, et ma saangi võtta oma vana VHS-i ja saada sellest nagu päriselt ilusa 4K pildi. Ma usun, et see tulevik kunagi tuleb, aga me ei ole veel seal, need praegused AI upscalerid ei oska veel seda nii hästi teha. Aga võib-olla need televiisorid juba oskavad, sa ei ole näinud neid. Kindlasti ei oska. Sa ei ole näinud neid, sest nad lubasid. Ei ole, aga ma olen näinud nagu aastaid neid aastaseid hüppeid upscaling kvaliteedisse ja see on väga väike. See lõpuks annab mitu väikest hüppet, annab suure hüppe kokku, eks ole, mitme aasta jooksul, aga ei siiski. Ma siiski ei ole kindel, et seal vanu VHS isegi 4K saab midagi huvitavat vaadata. No see selleks, aga või ütleme siis, ma ei tea, mingit vana dokumentaalfilmi, mis on filmitud mitte filmikaameraga, aga võib-olla ka siis mingi õlalt käiva VHS-kaameraga, eks ole. No iseenesest see heli osa oli ka mõnes mõttes intrigeeriv, et tegelikult see tehnoloogia tõesti, et telekas siis saab aru, et kui toas on, ma ei tea, palju müra või mis iganes, et siis ta teeb selle heliga midagi või ka see, et ta tõesti suunab seda kusagile, kus siis sa parajasti oled. See tundus üsna ambitsioonikas väide mõlemal juhul.
öelda väikse tiiserina, et mul on ilmselt tulemas testi üks Samsungi uus soundbar, millel on AI heli mudimine, nii et eks me näe, kui hästi see töötab. No Samsung näitas seal lisaks telekale ka muide siis sellist helist rääkides sellist pildiraami. See on huvitav, see on tõesti kaldkriips nagu kõlar. Et sa paned selle siis laua peale, et inspiratsiooni oli saadud siis nende Frame seeria teleritest. Et noh, kui me mäletame pildiraam laua peale. No, või seina peale. Või seina peale, nagu ütleme, tuletas mulle seda aega meelde, kui muide oli see vist 10 aastat tagasi, kui olidki elektroonilised pildiraamid, olid just väga kuum teema, et neid isegi, ma mäletan, ma testisin neid lausa. Fotod olid, jah. Jah, et kuidagi vahepeal, no need ikka mis saada, aga need on kuidagi meie sellisest A-prioriteedi nimekirjast välja jäänud, aga nüüd Samsung siis pani sinna juurde veel kõlari, noh ja põhimõtteliselt tõi siis sellise vana asja välja jälle uues 6, võib-olla tõesti. Kõlar on tegelikult peidus nagu pildiraami sees või taga, et ta näeb välja nagu selline paks pildiraam, suur pildiraam. Aga kas sees on nagu ekraan, kus näitad fotosid või on pildiraam nagu ikkagi lõuendile? Ta on lõuend, ta on paberist pildi paned sinna ette. Ja, selles mõttes, et ta nagu, noh, mina saan küll nii aru, aga ma ei ole muide päris kindel, et äkki kas ekraaniga versiooni üldse ei ole. Ei ole, see on klassikaline pildiraam, kus sa näitad pilti, mis on paberist välja prinditud. No vaat siis nii, et sellised vana elektroonilise pildiraami ihalejad paraku ei saa. Ma arvan, et see tegelikult hea, sest et see sobib nagu erineva disainiga ruumidesse ja ma usun, et kuna ma hakkan vastu rääkima multiruumist, siis see on tegelikult, võib tinglikult öelda, et see on Samsung üks esimesi selliseid varba vette kastmise asju multiruumi lahenduste puhul, et ka Samsung lubab ju neid freime kasutada erinevates tubades ja koos soundbaridega ja nii edasi, nii et tegelikult ka nemad lähevad seda teed. Jah, ma vist ütleks veel lõppu, et iseenesest see, et sa paned sinna nagu paberist pildi ei ole ju mõttena paha, aga mulle kuidagi tunduks, et pigem, ma ei tea, ma juba näeks seal siis kas ilusat värvilist e-ink või sellist ekraani või noh, et ma ei pea ikkagi nagu trükkima neid pilte välja või kusagilt võtma. Sa võid osta, Samsung pakub nii-öelda eelvalikus, sa saad Samsungit tellida ka valmis kunsti, kui sa tahad, kui sa oma pilti sinna panna. See on just, ma tahtsin öelda, et see on tegelikult väga eksisteeriv kategooria Eesti populaarsemas sisustuspoes IKEA, kus saad osta endale pildiraami ja kõlar on seal sees ja mängida muusikat, aga IKEA-l on nagu valmis tehtud pildid, mis on, ütleme, väga standard on ju. Aga lähme siis selle juurde, et multiruum, mitme toa heli eesti keeles öelda või? Ühesõnaga, et sa saad sünkroniseerida, et su muusika mängib mitte ainult ühest kõlarist, vaid kogu kodus. Ühesõnaga, mina testisin digiajakirja jaoks populaarsemaid Eestis müüdavaid multiruumsüsteeme. Valisin välja võitja, jõudsin järeldusele, et kõigil neil on palju probleeme, aga enamus neist on tegelikult täiesti okeid. Ja ma ei tea, et tegelikult võib-olla, küsimus ongi juba selles, mis asi siis multiruum on ja multiruum on siis selline süsteem, kus sa saad mitmesse tuppa panna endale sama tootja või kokku sobivate tootjate seadmeid ja ühest äpist juhtida niimoodi, et sul võivad igas toas mängida sama muusika või podcast või siis jagada kuskile gruppidesse, et sul mängib elutoas ja magamistoas üks muusika ja kuskil saunas teine muusika ja erinevates telefonist või samast telefonist neid juhtida, eks ole. Võib-olla esimene küsimus on selle kohta, mis need eeldused on selleks, et kas mul on vaja, et kõigis neist tubades on hea wifi ühendus või internet. Ja selles mõttes sõltub sellest, kui suur sul on ruum, kui suur maja sul on, kui väike korter sul on, väiksemas korteris piisab kõige lihtsamast wifist täiesti vabalt. Suuremates kohtades peab see olema parem ja varsti jõuan ka selleni, et tegelikult kõige mõistlikum on võimalus lühendada asjad kõik kaabliga võrku. Ja vaadates siin erinevates foorumites ja nii-öelda supportides ringi, siis tundubki, et kõige suuremad probleemid, mis inimestel nende seadmetega on ja milles nad tootjaid süüdistavad, on tegelikult see, et neil on kehv võrk. No kui sa nüüd peaksid siis nagu alustama, siis ütleme selle koha pealt, et kui ma üldse mõtlen multiruumi kohta midagi, siis ilmselt paljude jaoks, minu jaoks ka nagu võrdusmärk on nagu Sonos, aga samal ajal on neid tootjaid ju, nagu ütlesin veel. Tegelikult võib-olla esimene asi ongi see, et mõelda selle peale, et mis mul olemas on ja kuidas ma seda ehitama hakkan, sest et kas ma hakkan nagu ehitama nullist, ma tahan alustada kas ma ühest kõlarist, eks ole, et panen ta kuskile köögilaua peale ja siis hakkan laienema, siis on sul käed vabad ja sa võid valida mida iganes, eks ole. Kui sul on olemas mõni asi, näiteks kui sul on olemas Denoni või Marantsi receiver võimendi, millel on võrgutugi, siis on tõenäolisus, et sa võiksid kasutada just siis Denoni Heos lahendust. Kui sul on NAD või
mingisugune kallis võimendi või receiver, siis võiks kasutada BlueOSi, sest see on juba seal sees olemas. Ehk siis kui sul on juba mingi seade olemas, siis tasub kasutada seda. Nüüd teine asi on see, et kui sa oled Apple'i seadmete kasutaja, siis rõhuv enamus nendest multiroom asjadest toetab ka AirPlay'd. Eks ta on AirPlay targetid, ehk siis kui sul on iPhone, sa saad kasutada lihtsalt saata AirPlay'ga sinna nendesse kõlaritesse heli ja AirPlay 2 võimaldab ka need multiroomiks kokku liita. Probleemiks on see, et AirPlay teatavasti käib läbi telefoni, ehk siis streami tule otse pilvest ja see tähendab seda, et aku kulub ja muud probleemid tulevad sinna juurde. Et loe need multiroomi lahendused siis ette, palju neid on? Mina testisin 5 Sonost, siis Tenoni ja Marantsi Heost, Blue Soundi, mis on siis võib-olla tundmatu nimi Eestis, aga ta on siis NAD ja nende firmade toodetav asi. Siis ma proovisin Linkblade, mida Eestis kasutab näiteks Audio Pro ja Advance Paris ja mõned sellised väiksemad tootjad, kes on üks sellistest firmadest, kes siis toodab tarkvara neile, kes ise nagu tarkvara teha ei oska. Ja lisaks siis ma proovisin TTS Playfied, mis on ilmselt kõige rohkematel brändidel kasutusel, sest et TTS on suur tegija ja ta on suutnud endale saada pardale väga suure koguse erinevaid tootjaid alates Philipsist ja Hisense'ist, mis on nagu siis odavad tootjad või nagu mida me kõik teame ja lõpetades, ma ei tea, Sonus, Faberi ja Wilson Audio vist ja mingisuguste selliste, mis maksavad 100 000, ehk siis nagu see valik on väga lai. Ja sealt tuleb ka see, et see kvaliteet ja lisaks on siis see, et mida ma ei testinud ongi, eks ole, siis AirPlay põhine süsteem, sest et kui Apple'il on olemas HomePodid, eks ole, Amazonil on oma kõlarid pisikesed ja oma nii-öelda multiroom lahendus, Google Cast ja Chromecast ja siis Google'i asjad, eks ole. Ja tegelikult siis üks nagu selline tootjapõhine süsteem, mida ma ei testinud, on Yamaha Musicast, mis tundub, et Yamaha hakkab sellest vaikselt loobuma, aga ma ei tea, see ei ole fakt, vaid mul lihtsalt on selline tunne. Aga ja tegelikult ongi jah, et need süsteemid ongi siis jagunevadki sellisteks, et kes siis suudab ise tarkvara teha, kes kasutab teiste oma ja kuidas nad omavahel koos töötavad. Ja loomulikult peab ütlema, et kõik oskavad teha üsna head raud, eks see riistvara ja kõlarid ja asjad on päris head kõigil. Tarkvara jätab kõigil soovida, aga on väga erinev ja väga erinevate probleemidega ja siinkohal tuleb paratamatult öelda, et selle multiroom lahenduste pioneer ehk Sonos endiselt teeb kõige paremat äppi, et siin ei ole nagu teistes lähedale ka. Ja Sonoselt tuleb tegelikult 7. mail välja uus äpp, mis lahendab mõned Sonose kasutajate sellised probleemid, kui vaadata nagu nendest toote toe foorumites ja Redditis ja seal ringi, siis kõik need äpitootjad, kõik multiroom tootjad saavad kõvasti peksa kasutajalt, et nad vinguvad väga paljude asjade üle. Põhiliselt vingutakse ühenduste üle ja see on kinni lihtsalt sellest, inimestel ei ole korralikku võrku, nagu ma enne ütlesin. Aga Sonose äpp, nüüd ma rääkisin ka Sonose ühe Tuckeriga, kes on siis Sonose töötaja Ameerikas, kes tutvustas mulle seda uut äppi ja ma küsisin tema käest ka nagu mõningaid küsimusi ja kõigile ma vastust ei saanud, aga põhiasi, mis mind häirib absoluutselt kõigi nende lahenduste puhul on see, et mitte ühelgi ma ei saa juhtida iOS-il lukuekraanilt, ehk siis samamoodi nagu ma saan, kui ma kuulan Spotify'd või Apple Music, mida iganes, telefon on lukus ja ma saan vahetada lugu, eks ole, või vahetada helitugevust. Mitte ühelegi ma seda teha ei saa. Androidiga saab seda teha Sonosel ja Heosel, aga mõlemal on see interface näeb välja, mulle tundub, et nad ei ole neid Androidi widgeteid uuendanud 15 aastat, et see näeb välja väga vanamoeline, kole ja ka funktsionaalsus ei ole väga hea. Ja küsisin siis Tuckeri käest, miks see nii on ja miks näiteks Spotify saab seda teha ja teie ei saa. Ja kui see kunagi Sonoses oli, aga see võeti ära, sest et mingit Apple'i uute tingimustega ei sobinud enam see vana süsteem kokku. Ja siis ta ütles seda, et Spotify erinevus kõigi nende multiroom süsteemide vahel, seda muidu rääkis Sonose võtmes, on see, et Spotify alustab mängimist kohalikult seadmelt. Kui sa kasutad Spotify Connect, eks sa paned tööle, sa ütled saada sinna kõlarisse. Eks tegelikult see stream on alguses nagu sul telefonis või vähemalt, aga Sonos ja need teised ju tegelikult vahendavad siis seda muusikat või heli kuskilt pilvest või sinu arvutist, siis see mängivast seadmes ja ta ei tule kunagi läbi telefoni või ta ei ole nagu seal
seal selline kokku puutub ja seal on nagu see mingisugune tehniline probleem ja see endiselt mulle üldse ei meeldi, aga paratamatult nii see on, et sellest me ei saa üle ega ümber ja see kehtib kõigi kohta. Ja samas on kummaline, sest et Spotify Connecti puhul ka ikkagi jookseb see stream sinna seadesse. Jaa, aga selles mõttes see kontrolleri, ta ütles, see kuidagi see alguspunkt on nagu seade, et sa ütled seadmele, suuna see stream nüüd sinna, mitte see stream ei tule otse sinna. Ühesõnaga, seal on mingi tehniline erinevus, eks ole. Noh, ma usun teda, sest et ta on tark mees. Ei, no ütleme, targad mehed leiavad ka alati väga tarku vabandusi. Just, aga noh, tundub, et see on nagu levinud probleem, sest et see probleem on ju kõigil, eks ole, see ei ole ainult nagu Sonose probleem. Aga kui me räägime nüüd sellest, et see Sonosel on mitu eelist, ma pean ütlema kohe, et Sonose seadmed ei olnud minu lemmikseadmed välimuse poolest, et see on maitse asi, eks ole. Et see kõva plastik ja selline on, aga see on nagu maitse asi. Heli poolest, jah, absoluutselt on head asjad. Äpi poolest on nüüd see, et Sonosel on esiteks kõige paremini disainitud äpp. Nüüd kohe tuleb uus versioon, mis lahendab veel ühe mure ära, mis inimestele ei meeldi varasem äpi juures on see, et suvaliselt ekraanil on alati olemas grupi või siis kõigi kõlarite helitugevuse reguleerimine, et saad nagu kiirelt reguleerida helitugevust kõik, kus sa asud äpis. Ja teine asi on see, et mis on Sonose eelis, kõige suurem eelis on see, et neil on tohutu valik erinevaid teenusteid või partnereid, ehk siis neid muusikaäppe. Ja näiteks ainsana on Sonosel olemas Apple Musicu tugi, YouTube Musicu tugi, Audible audioraamatud, Pocket Cast, podcastid, neid asju ei ole mitte kellelgi teisel. Et ilmselt ei tule ka niipea mitte kellelgi teisele. Aga kuidas see siis käib teistega? Ma näiteks TTS Playga pole kokku puutunud, et kas see on äpp on üldse sama väärne ja kuidas ma saan muud muusikaallikat sinna saata? No tegelikult ongi nüüd see, et tegelikult sõltubki kõik sellest ka lisaks sellele, kas sul on mingi seadmed olemas ja mis sulle meeldib, et mis teenuseid sa kuulad. Ja kui sa kuulad ainult Spotify'd või Tidali, kasuta Spotify Connecti või Tidal Connecti või tegelikult nende tootjate enda äpid ära unustada ja lihtsalt kasuta Spotify äppi ja kõik töötab suurepäraselt, eks ole. Paned need kõlarid gruppidesse sealt tootja äpist ja ongi kogu lugu. Ja samamoodi, kui sa kuulad üle AirPlay, eks ole, kasutad Apple Musicut ja mingit muud asja iPhone'is. Aga et selles mõttes selle koha pealt sellist asjadega töötab see hästi ja see on tegelikult ka üks põhjus, miks mõningatest puudustest hoolimata mulle endiselt meeldib Spotify, ma olen sellest aru saanud juba enne, aga Spotify'l ongi ikkagi see Spotify Connecti tugi on nagu niivõrd universaalne, et on sama universaalne kui Apple'i ökosüsteemis on AirPlay, ehk siis ta pole olemas seadet, millel ei oleks Spotify Connecti tuge, eks ole. Et kui sa kasutad YouTube Musicut ja tahad seda kasutada kuskil multiroom süsteemis, siis põhimõtteliselt sul ei ole see võimalik, eks ole, kui sul ei ole Sonos seade või mõnda muud taolist teenust. Et selles mõttes on ikkagi, siin on nagu Spotify eelis. Nüüd loomulikult on ka vahe selles, et me võime Gleniga siin arutama pikalt taha sellel peatuda see, et mis kvaliteediga need asjad muusikud mängivad teoreetiliselt, eks ole. Sonos ülemine piir on 24 bitti 48 kHz, ülejäänud tootjad kõik kiidavad seda, kuidas nad mängivad 24 bitti 192 kHz muusikat teatud teenustest või arvutist. Aga nüüd on küsimus selles, et kas sa kuuled seda, ja isegi kui sa kujutad ette, et sa kuuled sellist kvaliteeti, siis päris kindel on see, et pisikesest kööginurgas olevast kõlarist sa ei kuule seda vahet, eks ole, see on võimalik tehniliselt. Ei, muidugi ei ole. Ja ma ütleks, ja siin tõesti pole pikalt mõnda rääkida, et igasugused hertsid, mis ületavad, see on siis diskreetimis või samplemissagedus, kui keegi räägib seal mingisugusest 192 või mis iganes, siis inimese kuulmispiir on imikutel 20 kHz, see tuleb korrutada 2-ga, et siis nende kuulsate Fourier teisenduste valemite põhjal saaks selle diskreetimissageduse ehk et 40 pluss kilohertsist on tegelikult küll ja veel meie kõrvade jaoks sellises tarbes. Ja vanemad inimesed ei kuule enam isegi väga üle 10 kilohertsi, mis on siis 2x20. Ja tõesõnaga, et see on kõik puhas turundusjutt, aga ma oleks tahtnud siia veel muide küsida vahele sellise asja, et kui võib-olla üks nagu kasutus nagu selline stsenaariumide kõlarite puhul kipub ka võib-olla olema see, et näiteks on olemas juba võib-olla näiteks mul mingisugune soundbar, mul on mingid tagumised kõlarid, mul on see juhtumisi Sonos
ja nüüd, et kas ma saan ka nende teiste tootjate baasil teha selliseid hästi paindlikke lahendusi, et ma teen nagu ma teen oma näiteks mingi sellise väikse Dolby Atmose toa nagu nende kõlaritest ja siis panen hopsti sinna juurde veel kööki, sama tootja kõlari ja nii edasi, et või on Sonos selle koha pealt kuidagi parem või erinev? Mitte eriti, aga mõnes mõttes küll, et see sõltub nüüd ka sellest, aga räägimegi võib-olla sellest, mida need asjad teha võimaldavad lisaks kõigele muule, et kui me räägime kodukinost, siis tegelikult Sonosel on üks eelis, võib-olla eriti kui sa alustad nullist, Sonosel on kõige suurem erinevate kõlarite valik. Tal on 3 soundbaari, tal on 2 subwooferit, tal on 3 juhtmega kõlarit ja ka paar siis erineva suurusega akuga kõlarit. Ehk siis see ökosüsteem on kõige suurem ja Sonosel saab väga edukalt ehitada Atmosega kodukinosüsteemi. Nüüd teistel Tenoni Home seerial Heosel on olemas samamoodi siis soundbar, subwoofer, 1 mõlemat ja siis 3 erinevat kodukõlarit, akukõlarit ei ole. Nüüd Tenoni võib-olla üheks eeliseks on see või eripäraks, ma ei tea, kas eelis on see, et Tenoni on ju teatavasti suur ja Marantz samamoodi, kes toetab sama lahendust, suur kodukino receiverit tootja. Kui sul on olemas ikkagi nende kodukino receiver, siis saad ehitada väga ägeda kodukino endale, eks ole, nendest koos siis multiruumiga. Sama kehtib Blue Soundi kohta, eks Blue Soundil on olemas soundbar, on olemas subwoofer, on olemas ka 4 erinevat kõlarit, ühele neist saab ühendada külge eraldi akupaki aga nüüd Blue Soundi eripäraks on see, et nende soundbar on hästi kõrge, et ta on 14 või 15 centimeetrit kõrge, mis tähendab seda, et see ei mahu enamuse teleka laual olevate telerite alla, ehk siis teleks peab olema seina peal või siis see soundbar peab olema kuskil riiulis. Et see on nagu miinuseks. Blue Soundi positiivsete poolte kohta tuleb öelda seda, et ta on ainus kõlaritootja, kes on mõelnud privaatsele kuulamisele. Nimelt on siis kõigil Blue Soundi kõlaritel on olemas 3,5 mm, 3,5 mm kõrvaklapipesa, ehk siis kui sul on kuskil köögis ja sa ei taha öösel oma peret üles ärata, paned klapid külge, saad kuulata ükskõik, kus kohas see kõlar asub, eks ole, saad sa kuulata ka klappidega ja kallimatel kõlaritel on ka aptX toega Bluetooth nii sisend kui väljund, ehk siis kasutada ühendada Blue Soundi kõlaritega Bluetooth kõrvaklapid ja kuulata niimoodi. Enamus teistel tootjatel ei ole mingisugust kõrvaklapi tuge. Lisaks on siis Blue Soundi valikus on olemas Node ja Power Node, ehk siis sellised natukene suuremad ilma ekraanita takid, eelvõimendid ja ka siis päris selline võimendi, mis sul on, kui sul on olemas nagu oma kõlari, kuhu saad külge ühendada. Muideks, see on ka üks point, mis mulle ei meeldinud kogu selle kõigi nende asjade juures on see, et kui sul on olemas vana võimendi või receiver või muusikakeskus, siis selle nagu sinna multiroom-süsteemi ühendamine on kõigil võimalik, aga see on jaburalt kallis, et Sonos Sport ja Heos Link ja sama Blue Soundi Node, need kõik maksavad sinna 400-500 euro kanti, et sellist Chromecast audio tüüpi asja, kus mul on pisike pidin, kus mul on 3,5 väljund või optiline väljund ja ma saan pista selle oma vana seadme külge odavalt ühendada sinna multiroom-süsteemi, seda nagu keegi ei paku. Kõik räägivad kvaliteedist ja sellest, kui head komponendid seal sees on neil, tõsi, aga kui ma tahan ikka oma 20 aastat vana muusikakeskuse nutikaks teha, siis mind väga ei huvita see ja see ei peaks maksma sama palju või rohkem kui üks kõlar, eks ole. Aga kas need toetavad ühte väljundit siis, et sa ostad sellise ühe, ütleme, kõlaripaari kohta või ei saa sinna rohkem panna? No see ikka päris kalliks läheb. Enamasti ühe kõlaripaari kohta, aga sul ongi tavaliselt mingi üks muusikakeskus ja siis sa ühendad juba ülejäänud kõlarid, need samad, kui sa ostad, eks ole, nende mingid kõlarid sinna külge. Teine asi nüüd see, mis puudutab neid kõlarite valikut ja suurust ja disaini, et siin on nagu ka niimoodi, et minule tegelikult kõige rohkem meeldis mulle Heose või siis Tenon Home'i kõlarid. Nad on sellised hallist või valgest riidest, et Heos, Sonos näiteks selline kõvast plastikust, eks ole, siis need Tenoni kõlarid on sellised kodusõbralikud ja nad lähevad sellise kööginurka või magamistuppa ilusti riiulisse ära ja nad ei sega kedagi. Ja teine asi on see, et Tenonil ja Blue Soundil on siis olemas peal puututundlikud ekraanid või füüsilised nupud, Tenonil puututundlikud ekraanid, mis kaob ära, kui sa ei puuduta teda, kui sa oled käega ligist nagu selle lähedustundlik, et siis ta need nupud ilmuvad välja. Seal on muidugi play, paus ja helitugevuse reguleerimine, aga
6 või 3 sõltuvad kõlari suurusest mälupesa, kuhu saad salvestada oma näiteks internetiraadio, tahad sinna panna Kuku raadio või tahad sa panna sinna kõik mingi muu asja. Neid saab panna, saab Spotify playlist'i salvestada, oma koduse muusika playlist'i saab salvestada ja siis saad selle ühe nupuvajutusega tööle panna, kui sul on köögis mingisugune selline nutikõlar, sa tahad hommikul raadiot kuulata Sky Plussi, sa vajutad seda Sky Plussi mälunuppu ja sa ei pea nagu äppi lahti võtma, eks ole, mis on väga nagu selline laste ja võib-olla abikaasade sõbralik asi, eks ole, see pea olema nohik selleks, et seda kasutada, kui see on korraks üles seatud. Ja see on nagu väga hea asi, mida näiteks Sonosel ei ole. Et selles mõttes seal on nagu eeliseid. Lisaks on siis see, et Bluesoundil ja Heosel on kõigil kõlaritel USB pesa ja kõigil kõlaritel võrgukaabli tugi. Sonosel USB sa ei saa panna, kõigil on ka analoog 3,5 mm pesa, kus saad näiteks ühendada vinüülplaadimängija ja kõigil on ka Bluetooth. Sonose puhul pead sa siis selleks, et saada endale võrku või analoog sisendit uuematel kõlaritel, ERA-seeria kõlaritel pead sa ostma juurde sellise USB ülemineku, aga see on tehtav, eks ole, ei ole väga kallis. Nüüd USB pesasse või analoog pesasse ühendatud asjad, kui sul on vinüülplaadimäng elutoas, tahad seda kuulata magamistoas, siis tegelikult kõik need süsteemid oskavad saata sisendisse ühendatud heli kõikidesse kõlaritesse. Et see on nagu tegelikult hea ja see töötab kõigi puhul. Nüüd, mida ma ei rääkinud, ma rääkisin Sonosest, ma rääkisin Heosest, ma rääkisin Bluesoundist. Bluesoundi puhul mul oli samamoodi mainimata, et nagu ma rääkisin Heose puhul on see, et kui sul on Tenoni kodukino, siis sul on mõistlik nagu võtta sama süsteemi asjad. Et ka Bluesoundi puhul on see, et kui sul on NAD receiver või kodukino võimendi, siis sul on mõistlik osta nagu Bluesoundi asjad, eks ole. Mis puudutab äpi kvaliteeti, siis Sonos, ma ütlesin kõige parem, Bluesound on selgelt kohe järgmine, sest ta on üllatavalt hea äpp. Veits vähem teenuseid kui Sonosel, aga siiski sarnaselt palju. Ja Heos on kolmas ilmselt, seal on probleem, nad tegid just mõni kui tagasi uue äppi, aga ma ütleks, et see on palju paremaks läinud ja mõni asi on kehvemaks läinud, kui vanasti oli. Aga töötab ja stabiilne on ka. Ja kõige kehvem on lood ikkagi siis nende asjadega, kes nüüd ise ei tee. Et nüüd me jõuame selleni, et need firmad, kes teevad ise kõlareid, aga ei tee ise tarkvara. Audio Pro oli mul testis ja lisaks oli mul Advanced Parissi üks selline DAC streamer ja nendel on see, nemad kasutavad Linkplay nimelise tootja, Hiina tootja, kes on ka endistest Harmani ja Google inseneridest on teinud endale firma, kes teevadki siis sellist white label või nii-öelda kõigi poolt kasutatavat lahendust. Ja seal on nagu probleeme, et seni, kui sul on nagu üks seade või üks kõlar, kõik on hästi. Aga kui sa tahad ühendada neid multiruumi, sa hakkavad juhtuma imelikud asjad. Näiteks on see, et kui sa Sonose või Heose või Bluesoundi puhul sa tahad kõlareid gruppi ühendada või grupist lahti ühendada, sa vajutad korraks nuppu või Tenoni puhul sa tõmbad selle kõlari grupist välja või grupi sisse, see käib sekundiga või sekundi murdosaga on tehtud. See Linkplay puhul, kui ma ühendan või liidan või lahutan neid kõlareid grupisse või võtab sekundi, mõnikord 30 sekundit aega ennem kui see kõlar sealt grupist välja saab. Teine asi on see, et kui kõigil teistel tootjatel saab kõlareid gruppi ühendada nii-öelda võrdsetel alustel, ehk siis kõik kõlarid on grupina nähtavad ja eraldi nähtavad, aga Linkplay asjade puhul on siis see, et kui ma pean ühendama need nii-öelda lisakõlarid ühe põhikõlari külge ja siis kaovad ära kõigi lisakõlarite lisavõimalused, et näiteks ma ei saa põhikõlariga seotud lisakõlarite puhul enam, kui nad on grupis, ei saa ma reguleerida selle kõlari heli eraldi, bassi kõrge sagedus ja nii edasi. Teiseks on see, et kui mul näiteks on ühendatud ühe kõlari külge vinüülplaadimäng ja teise kõlari külge USB pulk, siis ma saan kasutada ainult selle kõlari seaded, mis on põhiseade, et kui mul näiteks põhiseade on vinüülplaadimäng ja elutoas, magamistoas on teine kõlar, kuhu on ühendatud USB ja selle muusika peal ja kui ma selle magamistoa kõlari nüüd ühendan multiruumi selle elutoa kõlari külge, siis USB pesa sisendi tugi kaob mul ära, nii et ma ei saa seda enam kasutada. Et on selliseid kummalisi probleeme, mida ma ei ole varem näinud. Üks asi veel muideks, mis Sonose puhul, kaks asja, mida me ei maini, mis on Sonose puhul, annavad suure eelise. Minu jaoks vähemalt on see, et Sonose saab paremini reguleerida heli, ehk siis tal on kõrgete ja madalate sageduste reguleerimine pluss-miinus 10 aastat, ma ei oska öelda, kas on detsibellid või on lihtsalt astmed, nad ei näita seda, eks ole. Ja lisaks on ka loudnessi nupp,
mis on tegelikult jumala kasulik. Enamusel teistel ei ole loudnessi ja siis heli on reguleeritav pluss-miinus 5 või 6 astet. Kui sa siin helist just rääkisid, tegelikult Sonose puhul minu praktilises kogemuses muide väga palju annab heas mõttes juurde see nende TruePlay häälestus, jah, aga see toimib tänaseni ikkagi parimal kujul i-seadmega, sest sul on vaja siis käia mööda tuba ja vehkida telefoni või iPadiga. Just nüüd Era seeria kõlaritel on see lihtsam TruePlay'ga nende enda sees oleva mikrofoniga. Aga see ei tööta nii hästi kui see iOS-iga seadmine. Mina, kes ma olen Androidi kasutaja, ma siis nagu loomulikult läksin ja laenasin. Siinkohal ma tahaks avaldada tänu Teliale, kes mulle kiiresti laenas iPhone'i, et laenasin iPhone'i, et ma saaksin seda testida ja tõepoolest, et see TruePlay annab väikse eelise ja ma ütleks siis niimoodi, et kui ma testisin tegin seda TruePlay'd telefoniga kõlaritega, siis seal ma ei märganud suurt vahet, see vahe oli minimaalne. Kus see vahe oli meeletu, oli siis Dolby Atmos oli Arc Soundbaril. Just, no mina olengi selles kontekstis seda kasutanud, et ma mäletan ka, et kui seda ei teinud, oli see selline kuidagi suhteliselt tasapaks ja keskmiste rohke ja nii kui sa selle TruePlay ära tegid, siis tuli sinna sära ja bass. Mis puudutab heli kvaliteeti, siis loomulikult suuremad kõlarid teevad paremat häält kui väiksemad kõlarid, aga ma julgeks öelda seda, et kõik teevad üllatavalt head häält. See on täiesti jabur, mida on suudetud teha aktiivsete filtrite DSP-dega tänapäeval väikeste kõlarite puhul. Et ka kõigil, absoluutselt. Ja Sonosel, eks ole, on siis see, et Era 100 on ainus nendes väikestes kõlarites, mis teeb stereoheli, ehk siis ta on 2 kõrgsageduskõlarit. Kas tegelikult kasu on või mitte, pole vahet, ei ole tegelikult otseselt. Samuti on see Era 300 on siis Dolby Atmos või ruumilise muusikatugi, eks ole, mis mind nagu üldse huvitanud, proovisin, ei meeldinud. Ja mina jõudsingi sellisele järeldusele, et kas ma ostaks ühe suure või 2 väikest kõlarit ja siis ma nii Heose kui Sonose puhul jõudsin järeldusele, et mina ostaks 2 Era 100 või 2 Denon Home 150 selle suurema variandi asemel sama raha eest ja paneksin omale stereopaari. Ja mulle tundub, et see lahendus on parem kui üks suur kõlar. Ütleme suhteliselt suur kõlar. Nüüd Audio Prost, kui ma enne ei rääkinud veel, siis seal on see, et Audio Prol ongi nende eeliseks on see, et neil on väga palju erinevaid huvitava disainiga kõlarid. Neil on sellised nahast sangaga disainlahendused ja põrandakõlarid saab neilt osta, mis on siis multiruumi toega. Kas neil on mingi soundbari lahendus ka? Ei ole, neil on olemas HDMI sisendiga sellised suuremad kõlarid, mis meenutavad võib-olla siis klassikalist vanakooli keskkanalit, kui sa kujuta ette seda, eks ole, sellist natuke suuremat kui kõrgem, mis ka teleka ette ei mahu. Ja lisaks on siis põrandakõlarid ja riiulikõlarid, millel on HDMI sisend, aga ükski neist toeta Atmostega ühtegi sellist ruumilise heli standardi, päris õiget kodukino sellega teha ei saa. Ehk tegelikult kodukino saidki nendest teha ainult siis 2. 3 Blue Soundiga ka, Heos, Blue Sound ja Sonos. Ja tegelikult ka TTS Playfi, aga see on nüüd hoopis, ma ei ole sinna veel jõudnud, et tegelikult on ka see, et ühesõnaga, mis puudub Audio Pro, siis selle nagu selline kokkuvõte on see, et Audio Pro kõlarid on ilusad, ägedad ja huvitavad, aga neid tasub osta ainult siis, kui sa tahad teha omale kas saad kasutada ühte kõlarit või teha multiruumi, mis põhineb hoopis Apple AirPlay'l või Google'i Chromecast'il, kuna enamus neid kõlarid toetavad mõlemat. Siin peab aga olema tähelepanelik, sest et Audio Prol on korraga müügil mitu erinevat põlvkonda, väga samasuguse disainiga kõlareid, millest üks toetab AirPlay'd, teine ei toeta, üks toetab multiruumi, teine ei toeta, nii et täpselt pead jälgima seda, et mis mudel see konkreetselt on, eks ole. Ma räägin korraks ka natukene TTS Playfi'st, sest et see on kummaline, kui palju on saanud TTS endale erinevaid partnereid. Ja kui ma vaatan seda äppi, siis äpp näeb välja selline, et see ei ole saanud, kuigi tegelikult on saanud uuendusi, aga tundub, et ei ole saanud uuendusi viimased 15 aastat, see näeb nagu välja nagu nii Androidil kui iOSil selline disaini poolest 15 aasta tagune. Ta on väga ebamugav. Kui sa kuulad erinevaid podcasti, mis räägivad audiost ja vaata erinevaid foorumeid, siis Playfi saab korralikult sõimusõnu. Loomulikult kõik see töötab, et sa saad ühendada kõlarid multiruum-süsteemi, sa saad kasutada AirPlay'd, sa kasutada Spotify Connect ja võib-olla kõige mõistlikum ongi selliste süsteemide puhul, kus kasutad Playfi't, siis teha niimoodi, et kasutadagi, kui sa Apple iPhone'i kasutada AirPlay'd või muidu juhul kasutada Spotify Connecti, kui saad Spotify kasutada ja unustada see Playfi enda äpp ära, sest see tõepoolest on halb. See on
kummaline, et nii paljud, nii tuntud firmad on läinud selle teed ja mitte ei ole üritanud endale litsenseerida näiteks BlueOSi, mis tegelikult aktiivselt otsib endale partnereid ja samamoodi minu Heos otsib endale partnereid, nii et tegelikult see on, võib-olla see on mingi raha küsimus ja võib-olla TTS pakub seda tasuta või ma ei oska öelda, aga see on nagu täiesti imelik, kui palju siin nagu kasutatakse sellist süsteemi, mis tegelikult on üsna kehv. Teine asi on siin see, eks ole, et Playfi laseb ühendada siis ühte süsteemi väga erinevate tootjate, väga erineva heli ja kvaliteediga kõlareid ja see on ka nagu tegelikult probleemiks. See kõlab nii, et see on nagu avatud platvormis, kus on just kõik teised. Ja üks asi, mis Playfi puhul on veel huvitav, on see, et kui ma ennem rääkisin siin BlueOSist ja kõrvaklappidest, siis Playfi'l on eraldi Playfi Headphones äpp, eks kui sul näiteks on Playfi toega Philipsi telekas või soundbar, siis sa võid võtta selle Playfi äpi ja suunata sealt teleka heli või soundbari või mingi muu kõlari heli läbi telefoni äpi kõrvaklappidesse, kas juhtmega või Bluetooth kõrvaklappidesse, mis on nagu väga unikaalne omapärane omadus. Lisaks on siis ka veel see, et Playfi puhul on väga palju erinevaid stabiilsuse probleeme, ehk siis heli kaob ära, katkeb, kogu heli jookseb läbi telefoni, samamoodi nagu ta jookseb läbi telefoni AirPlay puhul, aga ta on veel kehvem ja ta muidugi mõjub kohutavalt sellisel juhul telefoni akule. Ja lisaks on siis see, et sa saad küll, seal mingi critical listening mode on, kus sa saad saata ka, või transport mode, mõeldes nimi praegu meelde, erinevad brändid on seal, saad saata selle streamiga otse seadmesse, aga kõigi asjade puhul sa teha ei saa ja kui töötab, siis ta samamoodi ikkagi on seal pausid vahel ja teeb nagu, see kvaliteet ei ole nagu päris see. Et isegi kui sul on hea seade, et ma ütlen, et Playfi tuleb kasutada siis, kui sul on tõesti, et sa ostad nagu Philipsi teleka või mingisuguse kellegi soundbari, sellepärast, et see on hea soundbar või see teleka pilt sulle meeldib ja selle juhuslikult see Playfi tugi, sa võid seda kasutada, eks ole. Aga sellepärast, et hakkad endale multiruumi ehitada, siis Playfi platvormi valida ei tasu. Et osta omale Sonos või Heos või BlueOS, eks ole, et ära osta omale Playfi kassi. Kas teistel tootjatel, siin Samsungist just rääkisime, Sony suur nimi, kuidas neil üldse multiruumiga on? Oma multiruumid teevad vähesed. Tegelikult see sama frame, millest me rääkisime, töötab nüüd koos Samsungi soundbaridega ja seda saab erinevatesse tubadesse panna ja ta on nagu väike selline Samsungi multiruumi alge. Sonyl minu teada ei ole endal üldse mingit multiruumi, on olemas siis osadel Sony toodetel on AirPlay tugi, osadel on Chromecasti tugi, ehk siis need nii-öelda suurte tegijate natukene multiruumi meenutavad lahendused on neil olemas. Nüüd, mis puudutab teisi tootjaid, siis tegelikult ongi, seal on kaks koolkonda. Üks on siis see, et kui me võtame nagu sellised väga kallid tootjad, siis nemad tihti teevad nagu oma multiruumi lahendused, teevad üsna hea tarkvara, Bang & Olufsen, Powers & Wilkins, kõigil on oma lahendus. Kui see Powers & Wilkinsi puhul on see eriti imelik, on see, et see kuulub tegelikult Denoni ja Marantsi ja nendega samasse gruppi ja seal on nii, et ühed kasutavad Heost, Powers & Wilkins kasutab oma lahendust ja mõned Polk Audio ja mõned kasutavad Ameerikas ka TTS Playfi'd, et ühes kontsernis on 3 erinevat konkureerivat lahenduskasutusele, see on nagu kummaline. Ilmselt nad ei ole nagu jõudnud kokkuleppele, et mida me siis kasutame. Aga teised tootjad, kes on siis väiksemad tootjad ja need on tohutult palju, kasutavad enamasti seda sama Linkplay lahendust, mis on, mina ütleks, et kehv. Linkplayl on ka enda streameri bränd, mille nimi on Veeam ja mis saab igal pool meeletult praegu kiita ja seal ongi naljakas vaadata, et need Veeami enda tarkvara, mis on enda siis brändiga ja enda seadmetel areneb palju kiiremini ja seal nagu tehakse uusi asju kogu aeg juurde ja vastatakse kasutajate küsimustele, aga partnerit oma, just ilmselt on see, et kes maksab teil ikka muusika, et ju siis need nii-öelda, kes kasutab seda white label toodet, nad ei nõua ja ei ela seljas ja sellepärast see asi ka ei arene. Kui sa tahad nullist ehitada, siis ilmselt best bet, parim asi kõige asja juures on Sonos ja järgmisena on Bluesound ja Heos ja teistest ainult eri juhtudel, kui sul on mingi spetsiifiline disaini soov või midagi sellist. Sonose puhul mul üks asi mainimata, millest Hans tegelikult natuke rääkis, mis on tegelikult selline, ma ei tea, kas trumpkaart, aga vähemalt jokker Sonose taskus. Ja see on just see sama IKEA Symphonics kõlarite sari. Et kui sul on näiteks tahad ehitada Sonosega kodukino ja sul on ARC soundbar ja siis on sul subwoofer ja sa tahad tagakõlareid, siis
enamus tagakõlareid, kuhu sa kodus paned ja nad jäävad koledad. Sa tegelikult saad osta IKEA-st omale kas siis selle põrandalambid, mis näevad väga ilusad välja, kus on Sonose kõlarid sees, või saad pildiraamid seina peale, mis ka saab multiruumi tagakõlariks ühendada, või siis need väiksed riiulikõlarid, mida saab tagakõlariks ühendada. Kui sa tahad teil magamistuppa kõlarid, siis see IKEA Symphonix laualamp on nagu fantastiline lahendus. Väga odav ka muideks. Lihtsalt seal on paar asja, et ükski IKEA kõlar ei toeta siis Bluetoothi ega ka ühtegi sisendit, eks ta on ainult see, mis Sonose äpist tuleb, eks neid asju toetab. Aga iseenesest disaini poolest väga äge lahendus. Tõmbame siis kokku niimoodi, et mõnes mõttes see ei üllata vist kedagi, et multiruumis selles mitte tippklassis Sonos võidab. Meelis on teinud ära suurepäraselt tänuväärse ja võib-olla ka tänamatu töö ja saanud teada seda, mida me kõik teadsime ka enne. Tuleb valida Sonos. Ja ühte asja ma mainin veel natukene Sonose kiituseks, natukene Bluesoundi kiituseks. Kui ma ennem rääkisin seda, et äpist, eks ole, ei saa lugu vahetada, eriti mugavalt lukuekraanilt, siis Bluesoundi kõikidel kõlaritel nad müüvad ka eraldi universaalpulti või sellist spetsiaalset pulti, mis on väga kallis, aga kõik Bluesoundi kõlarid oskavad õppida infrapunasignaal ja sa võid võtta suvalise puldi ja õpetada neid seda kõlarit juhtima. Sonose puhul on natuke kallis, aga päris huvitav häkk, millest me oleme siin varem natukene rääkinud IKEA võtmes. IKEA müüb 15 euriga väga ägedat Sonose või selle Symphonix süsteemi pulti, Wi-Fi pulti või Zigbee pulti tegelikult, mis töötab kõigi Sonose kõlaritega, aga see on üks aga. Sest 15 eurost sulle ei piisa, vaid selleks, et see tööle saada, pead sa ostma endale ka selle IKEA Tradfree või Dirigera haabi. Ja siis kokku on see süsteem kuskil natuke alla 100 euroga saad endale väga mõnusa Sonose süsteemi juhtiva puldi. No mida ma ütleks seal Sonose kiituseks ka tegelikult, et Sonos on nagu omamoodi Apple ka kõlari maailmas, et Sonosele on meeletus koguses kinnitusvahendeid, igasugust muud kribu-krabu ja kraami, millega nende kõlareid panna, kas siis seina sisse või seina külge või lakke või et tegelikult see on ka üks võib-olla pluss, et kui sa tahad just panna kõlareid, ma ei tea, sauna või basseini või et see ei ole päris selline riidest ilus kõlar riiulil, siis Sonosel on suur valik. Kinnitusvahendeid on ka tegelikult Heosele ja Bluesoundile päris palju. Sonose valik on kõige suurem ja tegelikult on mulle Sonoses, mitte Rassa näitas mulle ühte huvitavat Sonose kinnistuslahendust, mis töötab ERA 100 puhul, saad panna siis ripplae peale, eks ole, ja see töötab tegelikult sama kinnistus töötab ka Heos 150 puhul, nii et on natuke universaalne. Tootja ise väidab seda. Et selles mõttes jah, ka Sonosel on see valik kindlasti kõige parem, see on tõsi. No nii, aga sellega siis tõmbame tänase saatel otsad kokku, kuulake meid igas toas, kus te saate, iga kõlariga, mis töötab, iga äpp, mis seda võimaldab. Meie ütleme teile, et kui midagi head jääb teile kõrva ja mõtteid küsimusi, kirjutage meile ikka digisaade @geenius.ee, aga meie oleme teie juures tagasi maikuus, mis on järgmine saade juba 1 nädala pärast. Geeniuse digisaadet toetab Kuulbett. Alati mängus.